siin seina peal on tahvel, Islandi väljak, sest Islandi Vabariik tunnustas esimesena 1991. aastal siis Eesti Vabariiki taasiseseisvust ja selle äramärkimiseks siis see väljak on nimetatud Islandi väljakuks ja siia siis on paigutatud see mälestustahvel selle auks. Nii nagu Eesti Vabariik sel aastal tähistab oma juubelit, nii ka Eesti diplomaatia tähistab oma 100. sünnipäeva ja siin koostöös Eesti Postiga valmis meil tervikasi ja siin on ilusti kujutatud siis esimene välisdelegatsiooni pitsat, Eesti Vabariik, eesti ja prantsuse keeles, Eesti välisdelegatsiooni esimesed liikmed, Tõnisson, Piip, Virgo, Menning, Pusta, Julius Seljamäe ja nii edasi ja samuti siis Jaan Poska, kes tegelikult kogu seda siis asja juhtis. Eesti Välisministeerium on ainukene asutus, kes tegelikult saab tähistada seda 100 aastat täie rauaga, sest Eesti diplomaadid jätkasid oma tegevust ka nõukogude ajal nii New Yorgis kui ka Londonis, kus siis eestlastele anti välja dokumente, passe, seal kohtuprotsessid, mis olid seotud kas siis nende Eesti laevadega, mis jäid sinna ja Nõukogude Liit nõudis tagasi või paljud muud küsimused, mis tuli Eesti diplomaatidel lahendada. Ja siin me näeme visuaalselt Eesti riigi ja Eesti diplomaatia ajalugu. Aasta 1917 kuni 40, 1917 on kuulus selle poolest, et toimus suur manifestatsioon Petrogradis, Peterburis, kus 40 000 eestlast siis Peterburi Jaani kiriku juurest marssisid läbi kesklinna, linna teise otsa Tauria palee juurde, kus siis nõuti autonoomiat ja Eestimaa 4 päeva hiljem ka selle sai, Eestimaa ja osa Liivimaa ühendamine. Ja siis juba maanõukogu valiti ja Jaan Poska määrati siis ajutise valitsuse poolt juhtima siis seda ühendatud kubermangu Eestimaa ja Liivimaa kubermangu komissarina ja siin on ilusti näha need aastad siis 1917, juba 1918 peale seda suurt manifestatsiooni ja autonoomia väljakuulutamist ning maanõukogu valimist kuulutati välja 10 kuud hiljem siis veebruaris 1918 Eesti Vabariik. Siis oli, nagu me teame, Saksa okupatsioon ja 1918, 11. novembril siis 11. novembril tuli kokku siis esimene ajutine valitsus Jaan Poska juhtimisel ja kuni 1940. aastani ja siis juba Nõukogude okupatsioon. Ja nüüd need vaheaastad 1940 kuni 1991, need on seotud siis eksiilis tegutsemisega, Eesti diplomaadid tegutsesid, ütleme, eraldi, nagu ma mainisin, New Yorgis, Londonis, aga kindlasti väga suur abi oli siis Eesti eksiilvalitsustest, kes siis abistasid nii põgenikelaagrites kui ka Eesti koolide loomisel, Eesti majade loomisel ja nii edasi. Nii et need aastad 1940-1991 on siis nagu see välisriikides väliseestlased, kes siis hoidsid nagu seda Eesti, ütleme, Eesti lippu, Eesti vappi ja Eesti ajalugu püüdsid siis meenutada. Ja edasi juba 1991 siis taasiseseisvumise aeg ja esimene siis taasiseseisvumise aja välisminister ja hilisem president Lennart Meri. Ja nüüd juba, ütleme, see viimane pannu, mis tuleb, see juba puudutab siis neid aastaid, kui me Euroopa Liiduga ühinesime, NATOga ja nii edasi.
see laud ja see mööbel on toodud New Yorgist, New Yorgi peakonsulaadist, kui aastatel siis 1940 kuni 1991 New Yorgis peakonsulaat oli ja kõigepealt Kaiv, hiljem juba Jaakson tegutsesid peakonsulitena ja hoidsid Eesti riigi järjepidevust. Me näeme siin laual on Pikk Hermann kaunistas enamus Eesti esinduste ja ütleme Eesti majade ja see oli nagu Pikk Hermann oli nagu sümbol eestlastele ja kahtlemata ka Eesti lipp. Ja see on Ernst Jaaksonile tema 60. sünnipäevaks kingitud. Siis kui me räägime võib-olla veel Ernst Jaaksonist, siis üks huvitav moment on, mida kindlasti võib mainida Ernst Jaaksoni poolt antud intervjuu Ameerika Hääles 1966. aastal. Et Välis-Eesti, nagu me teame, tuletas kogu aeg meelde, et Eesti on okupeeritud ja Ernst Jaakson ütles siis niimoodi, meie peakonsul siis New Yorgis. Kui tänapäeval rahvaste enesemääramise õigus on üldtunnustatud, siis Eesti õigus omariiklusele on rajatud veel rohkemale. See on talletatud lepingutes teiste riikidega ja rahvusvahelistes aktides. Samuti oli Eesti Rahvaste Liidu täieõiguslik liige. Kõigi nende tõdede esitamine ja maksuvusele viimine on Eesti välisesinduste ülesanne ja kohustus. Võt niimoodi siis Ernst Jaakson 1966. aastal, nagu ma mainisin, formuleeris siis need ülesanded, mida tuli siis Eesti diplomaatidel välisriikides täita. Kui ajutine valitsus alustas 11. novembril 1918 oma tegevust, et siis polnud ju kohta, kus kokku saada ja algul siis erinevates korterites, aga üks väga oluline moment on võib-olla, mida rahvas väga ei tea, et praegune õpetajate maja Raekoja platsil oli tollal ohvitseride siis kasiino ja just selle ohvitseride kasiino teisel korrusel siis need ministeeriumid, ajutise valitsuse ministeeriumid alustasid tööd ja see kirjeldus on väga ilus, mis siis on siin antud Ferdinand Kulli poolt. Tähendab, ajutine valitsus pidi oma ministeeriumitega ja ametkondadega siis mahtuma ohvitseride maja puhvetiruumi ja siin ta kirjeldab nii. Selle võrdlemisi ruumika toa seinte veeres asusid siis üksikud lihtsad lauad 2-3 tooliga. Iga laud moodustas omaette ministeeriumi ja iga ministeeriumi laua taga istus üks inimene, asutuse kõrgem ja ühtlasi ainus oma ametnik. Hilisemalt sigines tuppa ka lõbusamat elementi. Nimelt sai iga laud endale eraldi masinapreili, mille järele naljatamised ja hõiskamised ühest ministeeriumist teise siis kandusid. Omapärane mugav oli see terve valitsemise aparaadi koondumine ainsamasse ruumi. Oli vaja teiselt ministeeriumilt mõnda teadet, tarvitses ainult vähe valjemini hõigata. Analoogiline võib-olla praegu, kui see niinimetatud kaksikmaja, kus on nüüd ka hulk ministeeriumid koos. Et nii, et ajalugu kordub 100 aastat hiljem. Eesti välisteenistuse siis biograafiline leksikon aastat 1918 kuni 1991 ja seda leksikoni panime me kokku siis 4 inimesega, Triin Mulla, Peep Tillak, Heini Vilbiks ja mina, Jüri Treisis ja 3,5 aastat tööst vabal ajal ja selle kaante vahel on siin 150 diplomaadi elulood pluss kõik need Eesti saatkonnad, mis tollal olid maailmas ja paljud niisugused lisamaterjalid veel. Ja selles suhtes on see väga huvitav, et niimoodi nägi välja, ütleme, Eesti diplomaatiline pass tollal, sinine suure vapiga. Tänane on mustade kaantega ja ka vapiga.
ja kui me selle raamatu nüüd välja andsime, et siis niisugune komisjon, Kaalep, Olesk ja niisugused tuntud mehed, et nad tunnustasid seda meie välja antud raamatut ja see sai siis 2 aasta leksikonide, nagu öeldakse, parima leksikoni preemia. Et kuna siin on siis üle maailma need meie esindused, meie aukonsulid Euroopas, Aafrikas, Aasias, Austraalias ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Et need kaardid on säilinud praegu veel rüütelkonna hoone keldriruumides. Õnneks nõukogude ajal me teadsime, et need on, kuid nõukogude ajal õnneks keegi ei läinud kaebama ja need kaardid on säilinud tänaseni seal rüütelkonna maja ruumides. Siis üks huvitav asi on veel, mis näitab ära, kui karm oli see tegelik elu. Et me tõime siia ühe dokumendi välismaal asuvate riigireetjate ja nende perekonnaliikmete karistamise seadus. See on välja antud siis Vabariigi presidendi poolt dekreedina 5. augustil 1940. See oli siis, kui Eestis riigiasutused suleti ja juba, nagu öeldakse, Eesti NSV oli veel ja Nõukogude Liit oli okupeerinud siis ja Eesti NSV siis nukuvalitsus. Ja siin ma lihtsalt juhin tähelepanu paarile seigale, et tähendab, kutsutakse tagasi siis meie diplomaadid, meie laevad, laevakaptenid koos meeskondadega ja nii edasi ja juures on siis niisugune punkt. Isikud, kes keelduvad tagasi tulemast kodumaale, kuulutatakse väljaspool seadust olevaks. Ja nüüd paragrahv 3. Väljaspool seadust olevaks kuulutamisega käib kaasas süüdimõistetu kõige vara konfiskeerimine, süüdimõistetu mahalaskmine pärast 24 tunni möödumist, arvestades tema isiku tõestamise momendist. Ja samuti on siia lisatud veel, et karistamisele lähevad samuti täisealised perekonnaliikmed koos vara konfiskeerimisega ja 10 aastat siis vanglakaristus. Et võt niisugune karm dokument ja allkirjad siis vastavalt Unt, siseminister, Kruus, peaministri asetäitja ja Nigol, kohtuminister. Võt niisugune dokument ka siis me panime siia raamatusse. Ja mis puudutab nüüd siin selle raamatu kokkupanemisel meil oli väga raske, sest väga paljud andmed meil puudusid, isegi nendest isiklikest toimikutest, kust me neid andmeid võtsime. Mõnel oli paks toimik, mõnel oli ainult 2-3 lehte seal toimiku vahel. Aga meil tuli juhus appi ja me leidsime ühe siis karbid perfokaartidega, mis isegi ei olnud arvel kuskil. Ja nüüd need perfokaardid on siin väga huvitavad, näete, siin on Georg Meri ja kui ma leidsin, ma tegin siis koopia ja saatsin ka president Merile. Siin on siis Georg Meri abikaasa ja siin on lastena meie tulevane president siis Lennart Meri ja siin on siis tulevane riigikontrolör Indrek Meri ja siis on nende isa Georg Meri. Ja muidugi Georg Meri lugu on väga huvitav, millest pikalt võib rääkida, aga üks oli selge, see tema toimikud, kui ma käes hoidsin, siis tema toimikul nagu ülejäänud Eesti diplomaatide toimikutel oli kirjutatud peale mahalaskmisele. Nii et temal vedas sellega, et sõda oli alanud ja Molotov ja märkasid, et ta oli töötanud Berliinis ja ta toodi kähku siis, et teda ei lastud maha, toodi Moskvasse ja pandi tööle, et kirjutage meile sealt Berliini nendest asjadest, meestest ja nii edasi. Ja tema siis alustas kirjutamist, aga ta oli nõus seda tegema sel tingimusel, kui tema abikaasa ja lapsed toodakse Moskvasse ja said samuti sõjaaja siis nagu öeldakse leivakaardile ja nii edasi. Nii et võt niisugune huvitav perfokaart ja tagaküljel oli selle perfokaardil siis kõik Eesti diplomaadi piiriületused, millal ta koju saabus, millal ta lahkus läbi aastate. Ja väga tihti me küsime, et tollal, et kui palju neid diplomaate oli. Siin raamatu kaante vahel on 150 Eesti diplomaati ja väga tihti me küsime ka seda, et milline oli see vahekord siis mees, et kui palju mehi, kui palju naisi. Mõni mõtleb, ütleb, aga väga harva arvatakse õieti. 149 meesdiplomaati ja siin on Simenson Emilis.
üks naisdiplomaat. Ja niimoodi oligi, kuna tollal naistel kõrgharidust ei antud, aga Eesti diplomaatidel, nagu me teame, peab olema kõrgharidus. Nii et võt, see on hea näide. Ja hetkel, kui küsitakse, kui palju hetkel on meil siis töötajaid, et ütleme 600 ringis, ligi 600, kellest siis pooled on diplomaadid ja omakorda sellest 300 siis ütleme osa töötavad, siis pooled töötavad välisriikides, pooled kodumaal. Aga mis on huvitav ka, kui me räägime nüüd seda meeste ja naiste vahekorda, et siis praegu on jah nii, et 2/3 on diplomaate naisi ja 1/3 on mehi, nii et tänane aeg on siis, nagu öeldakse, rohkem juba naiste pärusmaa, sest naised lõpetavad rohkem kõrgkoolisi, naised on aktiivsemad ja nii edasi. Siin on meie esimene välisminister Jaan Poska ja tema pronkspüst Veitsenbergi töö, kes kirjutas ka Tartu rahulepingu alla, leppisime kokku Ars Monumentaaliga. Ta lubas nagu sõbra hinnaga teha paar püsti, ühe siis sinna Jaan Poska muuseumimajja, ühe siia ja niimoodi siis sai nagu see nurgake ka siis kujundatud just selle järgi, et siin on meie esimene välisminister ja foyees on siis meie taasiseseisvumise aja esimene välisminister Lennart Meri. Siin on meie taasiseseisvumisaja esimene president Lennart Meri oma väga iseloomuliku naeratusega ja Lennart Merist, et kuna minul oli au töötada temaga 10 aastat koos protokolli liinis, siis temast võib palju lugusi rääkida ja Mikk ja Jaak Lippmaa siis tõid ja kinkisid selle. Nii et meil on mõlema välisministri siis pronkskujud. Siin me näeme Otto Strandmani, meie ka üks välisministritest, Peterburi koolkond. Tema vend muide oli Krestö vangla ülem, kui Päts istus oma aastast aega Krestö vanglas. Nii et siin on, sugulased on andnud Strandmani isiklikud esemed siia, aga Strandman mitte ainult diplomaat, välisminister, vaid ka ta oli riigivanem. Ja tema saatus kahjuks kujunes selliseks, et kui 41. aastal NKVD kutsus ta ülekuulamisele, ta, ütleme, Peterburi koolkonna mehena sai aru, mis selle tagajärjed on ja ta leppis oma arstiga kokku, juhuarstiga ja ta mürgitas ennast. Aga arstil palus välja kirjutada, et vana mees, et ajurabandus, et perekond ei satuks löögi alla. Ja Strandman, nagu ka Jaan Poska, on maetud siia kesklinna kalmistule ja meie siis igal aastal, meie diplomaadid käime siis korrastame nii Strandmani hauda kui ka Jaan Poska hauda ja tavaliselt Eesti Vabariigi aastapäeval ja nende suurmeeste sünnipäevadele siis süütame mälestusküünlad nendel haudadel. See on meil niisugune kena traditsioon. Siin on hästi näha nüüd protokolli liin, mis on väga tähtis ja vajalik ka meil, et kuidas on kaetud meil need pidulikud lauad, kui me riigi visiite, riigi vastuvõtte teeme ametlikke, et nagu me teame, siin näete need lauanõud, me nimetame see lauapesu nagu, et nimekaardid, kõnekaardid, siis menüükaardid, et need käivad selle juurde, samuti lauaplaanid ja siin on siis, nii nagu ikka õpetame, et siis kuidas see pidulik söömine käib, nagu te teate, väljapoolt sissepoole siin need lauanõud ja samuti tihti küsitakse naljatoonis, et aga kust juua? Vastus on väga lihtne, sinna kuhu kelner valab, sealt me joomegi. Need lauanõud läbi nüüd selle viimase 25 aasta, et need on 2 korda tellitud, need komplektid
ja suure vapiga on siis nagu presidentidele, suursaadikud samuti võivad kasutada ja nüüd väike vapp, mis me näeme siin, need on siis siin ministrid, valitsuse liikmed ja nii edasi, siis võivad väikest vappi kasutada. Siin me laes näeme, et me nimetame kilukarbisaaliks ja selle kilukarbisaali laes on siis kunagise miljonärkolhoosi, Kiirovi kalurikolhoosi kilutopsid. On näha need 10 000. Et sisearhitektid alati tulevad ja imetlevad seda, väga omanäoline. Tavaliselt on nii, et kui on pidulikud vastuvõtud, et siis on väga tähtsal kohal ka niisugused piirde, siis postid, piirdeaed, need on siis ametlikel vastuvõttudel või kuskil, kus siis piirdeaia kas taha paigutatakse siis külalised seal, kes tulevad järjekorda, või siis teisel pool piirdeaeda hoitakse siis ajakirjanikke ja fotograafe, kes pildistavad seda pidulikku sündmust ja nii edasi. Siin on ilusti näha see Välisministeeriumi siis kõnepult ja nii nagu ikka niisuguste ürituste puhul, et on siis väike näide, et ka protokolliliinis on väga palju niisuguseid detaile, mida tuleb ette mõelda, kui me korraldame kas pidulikke vastuvõtte, seal presidentide, ministrite ja nii edasi, külaliste auks.